selline nagu küsimus, et kui me õpime AI ajastul ja siin juba Raimo mainis seda, et sa kipud saama sealt AI-lt selliseid vastuseid, mida nagu tõenäosusgeneraatori järgi võiks vastata, et mis on see kõige rohkem eeldatav vastus, siis võikski väita niimoodi, et AI teeb targad targemaks ja lollid lollimaks, kui sa jääd usaldama ainult seda AI-t, et kui palju autopiloodil sõidame või kui palju siis peaksime kriitilist mõtlemist rakendama, ma ei tea, lähme siit Kaarelist näiteks liikvele sellise küsimusega, et kas see väide üldse nagu võiks paika pidada, või on see liiga karm väide, et targad saavad nüüd targemaks ja lollid jäävad lollimaks? Ma arvan, et seal on üksjagu tõde kindlasti sees, et tehnoloogiline selline lõhe ju kasvab kiiremini, eks, et kui meil on inimesi, kes seda kasutavad, selle väärtust hindavad ja need, kes siis seda mitte ei tee, eks, et ma ütleks, et siis üksjagu tõde on seal sees, nii et kui ta on, ja nagu me teame, siis see AI on mudel, mis on nii tundmatu, et me tegelikult ei tea, kuidas ta töötab. Nii et siis ma arvan, et tasub seda uurida ja leida sealt see, mis just sind ennast edasi aitab. Nii kuidas Oiksios, kus on kättesaadavat igasugused tehnoloogiad, et kas nüüd võibki usaldada AI-le siis meeskondade arendamise ja kogu ettevõtte arenguhüppe? No, ma kõigepealt alustaks nagu inimesest, et ma arvan, et kõik on olnud sellises olukorras, et lähed kodunt hommikul välja, sõidad lasteaeda ja siis jõuad kontori ette, vaatad, just täna oli see päev, kus nad olid kogu aeg vait, okei, keerame tagasi ja lähme nüüd lasteaeda ka. Ehk siis me töötame elus kogu aeg autopiloodil, ja siis kui sa pead vahepeal midagi teistmoodi tegema, siis sa ikka pöörad sealt sellest tänavanurgast sinna kontori poole. Või ma arvan, et see sama sündroom, me nimetaks seda nüüd Statistikaameti sündroomiks, et kõik saavad aru, et keskmine palk ei saa nii palju kasvada, aga numbrid ütlevad. Et ma arvan, et kõik need sündroomid saavad olema ka mõnes mõttes igapäeva osa. Ja kui me mõtleme seda, et kuidas AI-agentide tõenäosus töötab, et kui sul ühe AI-agendi tõenäosus on 97%, teise on 97%, korrutis, igal juhul on vead, see on garanteeritud. Ja nüüd ongi küsimus, et kui palju me suudame siis inimestena säilitada seda kriitilist mõtlemist, et vaadata, et keskmine palk on nagu 30% kasvanud, kas see päriselt nii võib olla, Et ma arvan, et see väljakutse ongi meil eelkõige ikkagi jääb nagu vanasti öeldi, et sinna klaviatuuri ja tooli vahele. No Raimo, sina loetlesid mõningaid AI tööriistu, mida sa kasutasid selles arengukiirendi programmis, siis mis sina arvad sellest väitest, et targad nüüd saavad targemaks ja lollid jäävad lollimaks? Jaa, ma olen hästi nõus selle väitega ja ma just see nädal kasutasin seda sama sinu lauset gümnaasiumi õpilastele õpetades, et seal on kogu aeg küsimus, et kas AI-d võib kasutada või ei või kasutada. Ja ma panin selle lause tahvlile ja ütlesin, et AI-d võib kasutada ja soovitan kasutada, aga õpime seda AI-d kasutama selliselt, et me saame selle tulemusel targemaks, mitte lollimaks. Et ehk siis, et kas me kasutame seda AI-d, et minna kergemat vastupanu teed ja asjad kiiremini ära teha, või me kasutame seda AI-d selleks, et saada mingit paremaid ja sügavamaid teadmisi. Ja ka huvitav oli see, et see samad 10. klassi majandusteooriad, mis on, andsin ma eile ülesande, et palun selgita, mis on selle teooria sügavam ja laiem tähendus inimkonnale. Ja sealt tuli välja selliseid väga olulisi teadmisi, mida seal õpikus kirjas ei ole. No Kaarel, sina oled alustamas oma doktoriõpinguid ja siis sinu teema on, mis see on ja mida sa nagu arvad asjast nagu selles valguses, et mis need libastumiskohad võiksid olla sellest AI abistatud või toetatud õppimises? Jah, et siit võtan selle nagu Raimo näite natukene üle, aga kui me mõtleme Ironmani peale, et ilmselt teavad
kõik kedagi, kes teab kedagi, kes Tallinna Ironmanil osales, eks, et ja siis me võtame selle AI nagu näite, eks, et tahame Ironmanile minna, eks, ja siis teeme trenni nii, et ujumise asemel võtame kaatri, eks, jalgratta asemel võtame mootorratta või auto ja siis jooksmise asemel sõidame bussiga, eks, et ja siis lähme starti ja mõtleme, et me nüüd oleme valmis Ironmani läbima, eks, et samamoodi, et me nagu justkui mõtleme, et kui me mõtleme selle autopiloodi peale, et me siis anname need ülesanded sellele AI-le ja siis see, mis välja tuleb, on õige vastus. Eks, et see on see libastumine, et me justkui mõtleme, et me saame anda oma mõtlemise ja enda otsustamise kellegile teisele, et kindlasti see ei ole, aga mida AI võimaldab kiiresti katsetada, kiiresti leida mingisuguseid lahendusi ja ta vabastab siis sellisest rutiinsemast ja mahukamast administratiivsest tööst selleks, et siis leida see aeg ja arutada inimestega, kes mõtlevad kaasa ja mida siis teha selle asendava ajaga, et see nagu, ma arvan, pakub siis tegelikult mõtestamisaega ja õppimise võimalust. Nii et mina kavatsen seda siis kasutada siin EBS-is. Nii, Ivo tehnoloogiafirma esindajana, kuidas on inimene, mis roll sellel inimesel siis selles õppimises on või kas inimest on vaja õpetajana üldse enam? No, inimest on ikka vaja õpetada ja ma arvan, et kõik need hirmud, mis puudutavad inimesi, ma arvan, need on nagu üle võimendatud, et väidetavalt olla Sokrates öelnud, kui neid esimesi raamatuid käsikirjas kirjutati, et see on inimkonna ajusurm, et nüüd ei ole vaja enam mõelda, kui saab lugeda teiste mõtteid. Me kõik teame, et see ei ole nii läinud, on ju. Et ma arvan, et see võimendus avaldub meile kujul, mida me täna võib-olla ei oska ette kujutada, aga ma olen kindel, et me kohaneme. Et kui siit nii-öelda nagu edasi minna, on ju sinu mõtted, et otsida neid võimalusi. Mina olen ka väga seda meelt, et kõik peavad aru saama, et AI ei võta ära meie töökohti, vaid et seda võtavad ära need inimesed, kes AI-d mõistavad, on ju. Ja kui inimesed sellest saavad aru, siis nad saavadki aru, et tegelikult see ongi järgmine arenguvõimalus. Mitte, et ma astun inimesena kõrvale sellest protsessist, vaid et ma päriselt proovingi aru saada siis, et mis need võimalused on. Et kõik algab on ju sellest, et see, mida sa promptid, seda sa saad, on ju. Ja panedki inimesena, paned nendele challenge, et kui sügavalt ma aru saan sellest, kuidas need mudelid töötavad, mida mina pean, mida mina võin ära teha oma tööks ja ma arvan, et see annab inimestele uskumatult arenguvõimalusi. Maria Kütiga rääkisin, kes siis on avaliku sektori juhtide kompetentsikeskuse juht, siis tema ütles, et kui ta juhendab magistrante, siis et kui ta leiab AI abil ikka allikad üles, siis ta ütleb, et no nüüd on teil allikad olemas, aga nüüd te peate need ise ikka lugema, mitte bussiga sõitma, nagu Kaarel siin tõi metafoori, aga mis sina siis, Raimo, kogesid, sina ilmselt oled selline vilunud AI kasutaja juba ja sina suutsid seda tasakaalu hoida, et säilis selline õppimise mood ja mitte lihtsalt ei tulnud valmis vastuseid sealt, mida sa ei otsinudki ilmselt. No selles mõttes, et mis ma kogu aeg nagu hoian nad alati kuklas, et kui ma AI käest küsin midagi, et kas mingite teooriate kohta või kokkuvõtted, siis ma pean alati arvestama sellega, et ta võib kirjutada mingit täielikku jama. Et alati seda saab nagu paremate promptidega nagu tasakaalustada, et paned juurde, et lisaviited ja saad neid viited kontrollida, aga nii nagu perekond Tuisud meile rääkis, on see, et AI ei jää kunagi vastust võlgu, isegi siis, kui ta ei tea, ta ikkagi vastab. Ja ma küsisin ükskord, kas Viljandis on nagu Laidoneri selline kuju olemas, kus ta ratsutab ja siis sain vastuse, et on, et ta ratsutab rotiga, et ta ajaski need rotid välja sealt linnast ja tõesti ei jäänud vastust võlgu. Aga seal Aalto ülikoolis on tehtud uuring sellest, et kuidas nagu see inimese roll siis ikkagi või sellise kas arengupartneri või mentori või mis ta siis on, et kes on ta õppejõud,
seda on uuritud, Kaarel, seal, kas sa seda mõne sõnaga võiksid äkki jagada? Jaa, et vaata siin üks MBA grupp istub ka koos ja ma just ennem siin jõudsin Vitaliga rääkida, et olite väga karmid enda vastu, et te päriselt õppisite ja olite väga tõsised õppijad. Et siis mul oli nagu võimalus teiega koos seda teekonda teha ja ma nagu tagantjärgi mõtlen, et tegelikult võib-olla mitte nii teadlikult, aga tegelesime probleemikeskse õppega. Ja miks see oli võimalik, ma arvan, et miks see järjest rohkem ongi võimalik tänu AI-le. Eks, et AI annab kiiresti võimaluse lahendada päris probleeme, isiklikke probleeme. Ja siin ongi see, et sa nagu ei laeks ennast justkui maha ainult arvutades AI-ga, kes võib siis 97% õige olla või Laidorani kuju teise kohta paigutada, et on vaja sellist partnerit, kellel oleks sinuga aega tegeleda, kes mõistaks sind, kes suunaks ja tasakaalustaks siis seda, et AI-ga kaovad ära igasugused vajadused inimestega üldse suhelda. Nii et see on nagu siis selle arengukiirendi kindlasti üks tohutu nagu võimalus, eks, et me saame probleemkeskset õpet teha ja me saame seda skaleerida siis just tänu sellele, et on meil võimalik oluliselt määral infot töödelda, luua seda konteksti, mõista seda konteksti hästi kiiresti ja katsetada. No Raimo, meil oli sellised iganädalased kokkupuuted, kas e-maili või Teamsi või siis füüsiliselt istusime koos, et proovisin küsida küsimusi, millele ei saa AI-ga vastata, et aga kuidas see töötas nagu selline nagu koostöö? Siin on psühholoogiline turvalisus olemas, et ma olen valmis, ma istun toolil, et annan täiesti ausalt tagasisidet, millised asjad töötasid, millised mitte nii hästi. Et see töötas hästi ja ega see sinu eelmine küsimus, et kas AI ajastul üldse on vaja inimest, et võib-olla mõne aja pärast on see arengupartner on hoopis AI seal kõrval. Aga minu enda arvamus on küll see, et see inimese tähtsus nagu pigem kasvab ja selleks, et sellel tohutult nagu üha nagu kiireneval ajastul, kus kõik informatsioon tänu ka selle AI-le nii kiiresti nagu muutub ja areneb, et siis juba ainult sellepärast, et nagu tervet mõistust säilitada, on meil vaja seda inimlikku kontakti sinna vahele. Ja sellest meie protsessist, et see töötas nagu väga hästi ja just see, et sa vastad inimesele, sa saad selle inimliku nii-öelda nagu emotsiooni ja tagasiside sealt, et see asi ei läheks nagu liiga tehniliseks. Milliseid katsetusi Oiksio teil on tehtud viimasel ajal nagu töötajate kompetentside arendamisel, on selliseid uutmoodi lähenemisi olnud, mida võiks nimetada? Ma ei ole kindel, et me oleme uutmoodi lähenemisi isegi proovinud radikaalses mõttes. Et ma mõtlen, et kui ma kuulen nendest ütleme, et siis uutmoodi lahendustest on ju, mida maailmas katsetakse, et siis nagu sul on nagu wired brain ja et sul on päriselt ongi kiibiga ühendatud aju on ju ja et ma olen äärmiselt põnevil, et millal need jõuavad kättesaadavaks päriselt. Või see, mida on juba aastaid katsetatud, on ju, et kuidas ajulainetega siis kogu sellist tehnoloogiat juhtida või nii-öelda siis piltlikult öeldes mõttega. Aga et ega see meie inimese õppimise protsess, kui me mõtleme selle peale, et selline arvutusvõimsus on ju pööraselt kasvanud. Ja AI on nüüd esimene selline tehnoloogiline võimalus, võib-olla tõesti otsing oli enne seda, mis võimaldab meil hüppeliselt tõsta õppimisprotsessi kiirust. Et kui me vanasti lugesime, või kui päris ajast tagasi minna, kui teadmised tulid ainult läbi postitõlla, see oli selge, palju see aega võttis, ühel hetkel jõudsid raamatud, kui palju me jõudsime raamatuid lugeda, see andis oma nii-öelda sellise füüsilise piiri, siis tuli otsing, mis andis meile võimalusi hästi kiiresti leida allikaid ja nüüd on meil, see on nagu veel võimendunud, ehk siis kui me midagi otsime, meie uudishimu
tempo on saanud kiirenduse, et me saame lihtsalt veel kiiremini muidu me saime seosetud lingid, täna me saame seostatud konteksti. Selle usaldusväärsus on omaette küsimus, aga ehk siis tegelikult see õppimisvõime kiirus või õppimisvõimaluse kiirus on see, mis on tegelikult juhtunud, ja seda saab toetada siis ainult, aga inimene kui selline, suures pildis ei ole muutunud, et ja meie mõttetakt töötab ikka sama kiiresti. Me saame infot sisse lihtsalt kiiremini ja tänu sellele ongi juhtunud, kogu see pealkirja, uudiste lugemine ja nii edasi. Et see, mida me päriselt õppimisvõimeks saame siis keerata, on ikkagi see, et neid kiireid vastuseid me kõik saame ja ma ei ole kindel, et see annab jäädava tulemuse, Et tegelikult see, et jäädavat tulemust saada, ikka töötavad need vanad head klassikalised asjad, et on mingid community'd, kes vahetavad kogemust, saavad meil on AI community, mis saab regulaarselt kokku, jagatakse päris kogemusi, katsetatakse, sest kokkuvõttes õppimine on ju teadmised, oskused ja vilumus on ahel ja ilma päris ise tegemata mitte midagi ei muutu. Nii et tegelikult see muutus mis on toimunud, on ikkagi see, et impulsi kiirus kogu aeg muutub, aga õppimine on ikkagi põhimõtteliselt sama protsess ja seda tuleb toetada, et see päriselt juhtuks, see katsetamine, ise katsetamine. Nii et AI on siis pigem muuse kui oraakel ka selles õppimise mõttes. Ja. Äkki on nüüd mõnel tekkinud mõni hea küsimus, kui ei ole, siis ma määran ühe vabatahtliku. Et ma ei tea, oled sa, Krista, valmis paari sõnaga oma seda asja nagu jagama, et kuidas sul läks, sa olid ka katselendur, et kas sa lendasid kõrgelt või madalalt või? Mind kutsuti ka sellesse projekti kuskil augusti alguses, me Markoga siis proovisime ühte minu mõtet tehisintellekti abil lahendada ja ma tahaks olla suuresti, on kõik asjad seal lava peal juba ära räägitud, aga see võib-olla nagu see, et põhiasjad on ikka samad, et kui ma kalendrist vaatan, et mul on järgmine esmaspäev Markoga kokku saamine, et ma peaks midagi nüüd tegema, et vahet ei ole, et kas sa tuleb füüsilisse loengusse või saad Teamsis kokku ja oled pidanud tegema, et see on ikkagi sama. Et sa pead hakkama nii-öelda iseennast, AI ei aita ennast kontrolli all hoida, et ikka ainult ise saad seda teha. Ja üks asi, mis ma leidsin ka, on see, et hullult närvidele käis, kui ta kõigega oli nõus. Et vahet ei ole, mida sa talle ütled ja kõik on nii tore. Siis ma ütlesin, et temaga ju ei saa nagu ajusid rünnata. Ja siis mulle soovitati üks hea agent, mis seal tuli puhaskulda. Mandi vaidis niimoodi vastu, et mingi hetk ma oleks tahtnud talle öelda, et kuule, minuga nii ei räägita. Aga selles suhtes, et ma leidsin selle positiivse poole ja lõpuks just see sama, et ta toodab sulle nii palju lahendusi, et sa sealt ise ju ikkagi otsid need paremad asjad välja, aga see, et ta villast viskab, on täiesti enesest mõistetav. Ta ikka täitsa surmkinda näoga valetab sulle. Annab sulle asju, mida nagu põhimõtteliselt pole olemaski. Viitab sulle, annab sulle lingi ka ja siis sa leiad, et aga seal sellest ei räägita. Et selles suhtes, et ma arvan, et oli hea kogemus, et just, et kus kasutada ja mis juhtumitel, aga jah, et sellist nagu diskussiooni ju temaga, vaatamata sellele agendile, mis nagu siis nagu ebaviisakas lõpuks kätte läks. Et oli põnev, aga ideid tuli. Ma ei tea, sa tahad võib-olla teiselt poolt vastu kommenteerida. Äkki annadki Markole. Marko ütles sealt midagi. Arengukiirendi üks arendajatest. Ei, ma lihtsalt siis kommenteerin korraks seda sama ebaviisakat agenti, et Krista pani selle väga ilusasti selliseks nagu kirjelduseks ka siia juurde, aga see on see väljakutset, mida ma olen ka varem kohanud, et tegelikult, kui sul on agent, mis kõiges on sinuga nõus ja on väga viisakas, siis teatud mõttes ta võtab mingisuguse loova elemendi, võtab juurest ära. Ja kui rääkida nagu siis sellest nagu asjast, mis temast puudu jääb,
noh, naljaga pooleks võiks öelda, et noh, et kui sa lähed reklaamibüroosse ja tahad siis loovdirektoriga kokku saada, kes sulle pakuks välja nagu geniaalseid ideid, siis abi on sellest, kui see loovdirektor on alkohoolik ja väga ebaviisakas. Sellepärast, et suure tõenäosusega, kui ta on natukene ekstsentriline oma käitumises, mõtlemises, siis need ideed, mis tulevad, on natukene teistsugused võrreldes sellega, kellega sa igapäevaselt nagu kokku puutud. Nii et kui keegi ei ole seda veel katsetanud, siis jah, OpenAI's, vaadake, seal on olemas see režiim Monday mode. Ja Monday mode tähendab siis tegelikult seda, et ta vastab sulle igale küsimusele just nagu esmaspäevane väga pahur murdeajaline laps. Ja ta on sarkastiline, ebameeldiv, kriitiline ja just seda liiki nagu režiimist on aeg-ajalt abi, kui sul on tarvis endale arengupartnerit siis tehnoloogilisel kujul. Nii et võib-olla selline mõte lihtsalt juurde katsetamiseks. Ja see kriitiline mõtlemine, kuidas seda siis nagu õppijas arendada AI ajastul või on väljakutse ja siis see tõesti AI-ga suhtlemine ka ei nagu soodusta tavamoodides seda, et siis ta kiidab takka kõik sinu ideed ja ettepanekud, on üks point. Aga kommentaare, küsimusi äkki veel tuleb, ole hea. Et ma panin tähele, et tehes üht uut sükest servise pakkumist või uut toodet oma ettevõttesse, ma üritasin siis AI abil teha siis hinnamudelit ja mida me üldse pakume, mis see väärtuspakkumine on. Ja ma sain aru, et ta sõnastab mu probleemi nii hästi ära, ma pean nii palju nagu mõtlema talle, et mida ma küsin ja kuidas ma küsin. Ja kui ma nii palju neid küsimusi olin küsinud, siis ma sain ise oma probleemist ka aru tegelikult, et ma olin juba selle lahenduse leidnud läbi selle, et andes talle nii-öelda seda content'i või mille järgi seda plaani teha, et lõpuks ma saan aru, ma oleks selle ise ka kokku kirjutanud, et aga ta küsis õiged küsimused, tema oli minu coach, aitas mul liikuda ja me saime tulemuseni, et selles mõttes pange tähele, et te saate oma probleemi selgeks läbi selle, et hakkate AI-lt küsima. Aitäh. Okei, aga siis sellistest veel nagu riskikohtadest, kui neid arvestada, siis äkki oleme seal maal, et võiksime hakata mõtlema, mis need sellised nagu soovitused võiksid olla nendele inimestele, kes nagu tahaksid AI abil või AI toetatud õppimist rakendada, siis mida nagu do's and don'ts nagu öeldakse, et kas hakkame kokku võtama seda asja niimoodi? Popcorn. No, mida AI võimaldab ja mida me teame, et kuidas ta saab siit paremini aidata, on see, et kui sa annad talle ette konteksti, kus sa toimetad, eks, et mida rohkem ta sinust teab, seda paremini ta täppi tabab. Ja mida laiem see kontekst on, eks, kui me räägime mingi ettevõtte pealt, eks, seda paremad on siis need lahendused ja mida ta nagu veel võimaldab, ma arvan, et ta võimaldab siis teha nähtamatu rohkem nähtavaks läbi selle, et ta võimaldab inimesi rohkem kaasata, inimestel on võimalik ise asju avastada ja läbi selle võiks ka tekkida siis nagu täiendav innovatsioon. Aga mis ma arvan, et see nagu don'ts on nii-öelda siis, et kuidas tekitada seda, et me liialt nagu oma nurkadesse ära ei kaoks, vaid me kokku tuleks, kas siis jagades seda infot või jagades oma mõtteid ja luues seda kultuuri ja väärtust juhtimist, nagu mida me varem rääkisime, et me siis justkui oma silodesse nagu veel rohkem ära ei kaoks. Ehk see kogukonna toetus ja siis uued ideed tekivad ja mõtteterad siis sellest, kui sa saad kellegiga asja arutada ja vaielda isegi, et see ära ei jääks. Ja kui mõtleme klassiruumi korraks, näiteks kui mõtleme ülikooli tasemel, siis minu arvates, mida mina olen kogenud, on see, et see võimaldab viia siis selle, et me tuleme kokku selleks, et saada uusi fakte või uusi teadmisi, vaid AI ja siis üldse selline nagu kaasav õppimine võimaldab meil seda, et me tuleme kokku selleks, et midagi eksperimenteerida, midagi katsetada ja siis sealt pealt teha need lahendused või need järeldused. Ja see on siis see, kuidas fun'i pool nagu sinna kogukonda või klassiruumi või kuhugile iganes kaasa võib tulla. Ma olen hästi nõus selle poolega, et võib-olla et see samm, mida AI täna võimaldabki, on see, et
kui me muidu oleme harjunud käima õppimas fakte, siis suuresti me ju käime seal ikkagi mingeid tulemusi tegemas, mingit konkreetset probleemi lahendamas. Muidugi on ka uudishimu, endiselt on uudishimu toitja on ta väga, väga kenasti ja läbi selle ongi see tuu on minu arust on hästi oluline, mis korraga nagu läbi jooksnud on ju, et tulebki panna see partner, see AI erinevatesse režiimidesse, et ütled, seleta sellest, räägi mulle see lahti või kuidas sina teeksid seda, ma ei tea, kui õpetaja või aga kui sa oleksid nüüd mu klient või kui sa oleksid äärmiselt kriitiline, rahulolematu klient, mis oleks need asjad, mida sa, ma ei tea, selles protsessis või teenuses üles otsiksid, et saab neid vaatenurki muuta ja see teeb nagu lihtsalt nii palju lihtsamaks kogu selle loomeprotsessi. Et võib-olla nagu selle AI abil õppimisel on oluline meeles pidada, et täna veel AI ei ole nii-öelda intellekt. Et see on ikkagi tegemist on suure keelemudeliga ja kui me saame sealt nii-öelda soovimatu tulemuse suhtluses selle mudeliga, et siis mudel on ikka selline, nagu ta on, aga probleem on võib-olla selles, et me ei oska õigesti küsida. Ja ma arvan see, et täna, mis me oskame neid mudeleid kasutada, on ainult nagu murdosa sellest tegelikust potentsiaalist. Et pidevalt need promptid, kasutusviisid, agendid nii-öelda nagu arenevad, kaasa arvatud ka need mudelid ise. Ja et võib-olla see kõige suurem õppimise koht meile kõigile on nagu see, et kuidas neid mudeleid üldse kasutada. See on väga hea point, ma võin rääkida ühe näite, et me tegime oma ettevõttes suvel nii-öelda suvepäevade raames ka ühe siukse väikse AI mängu, inimesed said ülesande, said konkreetse nii-öelda töövahendi ja said ülesande genereerida videoklipp. Ja enamus üritasid panna seda mudelit joonistama nende stsenaariumit. Aga nad kordagi ei süvenenud sellesse, et millise töövahendiga on tegemist. Ja selle töövahendi võlu on see, et tema tugevus oli see, et tal on hästi suur andmebaas, väikseid valmisolevaid klippe ja ta kombineerib ülikiiresti nendest uue klipi, aga ta ei joonista ise mitte midagi. Ja ehk siis see ongi see, et kui me läheme vale mudeliga lahendama mingit asja, siis me saame ilmselgelt, me ei saa tulemust. Ehk siis esimene küsimus mingile generatiivsele AI-le ongi, milline on see mudel, millega kõige paremini ära lahendada see ülesanne ja kirjeldada seda ülesannet. Et vale asjaga proovida minna lahendada, siis võid lõpmatuseni vaeva näha ja ei tule seda tulemust, mida sa ootad. Mulle tundub, et siis see teema, mis Raimo uuris oma nii-öelda arengukiirendi teekonnal, siis sobib ka väga hästi nagu selliseks raamistikuks sellele paneeldiskussioonile, kus me siis arutasime seda, et kuidas AI toetatult võiks õppida, sest minu meelest need väärtushinnangud ka haakuvad väga hästi nagu sellega, et kuidas sa suhtud sellesse AI-sse, kuidas sa seda kasutad, kas sinu üks väärtustest on õppimine või siis mingi teadmiste demonstreerimine ja muu, mis ei sobi sellesse konteksti. Nii et ma arvan, et me liigume siit nüüd sellisesse vabasse diskussiooni ja siis võtame kohvi ja teed ja jätkame siis mitteametlikumalt seda asja. Aga ma tahaks anda väiksed kingitused ka. Ma veel ühe asja tahaksin öelda lõpetuseks selle oma õpikogemuse kohta, et üks oluline asi, mis ta nagu andis, oli see, et kui ma korra selle nagu läbi tegin nii-öelda koos Jariga, arengupartneriga, et siis ma sain nüüd tõenäoliselt elu lõpuni endale sellise tööriistakasti, et mis iganes nagu probleem või väljakutse mul on, ma saan tegelikult seda sama kogemusele tuginedes lahendada sarnaseid probleeme iseseisvalt. Aitäh! Nii, meil pidi üks slaid ka tulema sinna, aga tehnilised viperdused, vaatame, kas me saame selle sinna ette, aga nii kaua ma jagan siis kingitusi. Puuga asja saab Raimo. Istutame selle ühe puu, mis siis kasvab nii, nagu sina said nüüd tööriista, siis on nüüd Eesti metsas üks puu, mis kasvab tänu sinu väärtustele. Aitäh!
aitäh Oiksiole, heale koostööpartnerile, kellega otsime inspireerijaid üle Eesti koostöös. Jälle. Ja Kaarel, hea kolleeg, aitäh sulle. Tänud. Aitäh.